Nii, Piret, sa käid koguduses, sa oled usule pöördunud kogu oma südamega, teenid Kristust, aga su elu ei ole alati olnud Jumala järgimine. Sinu varajasemat elufaasi iseloomustavad ju hoopis teistsugused põhimõtted ja väärtushinnangud. Et kuidas ise sõnastaksid seda, millega sa ennem tegelesid, kui sinust sai kristlane? See huvi vaimse maailma vastu on mul kogu aeg olnud. Ja ma uurisin seda siis kõige muu kaudu, kõik, mis ei olnud õpetus Kristusest. Sa tegelesid siis lühidalt öeldes esoteerilise ja okultistlike maailma asjadega. Esoteerika vist on jah selline üldnimetus sellele. Et Eesti keeles me kutsume nõiduslik maailm, eks ole. Ja. Aga kuidas sinu liikumine selles suunas siis üldse algas? See, et inimestel on üks vaimulik tühimik meie sees, millega me püüame, või mida me püüame täita. Tegelikult mina usun, et Jumal on loonud inimese nõnda, et ainult tema ise saab seda täita. Inimene mitte teades otsib seda nagu tähendust, otsib rahuldust, otsib seda lahendust, otsib seda, ma ei tea, elu mõtet igalt poolt mujalt, eks ole. Ja see ei ole ju mitte ebatavaline, ma arvan paljudele, kaasa arvatud mina ise, kes ma lapsena juba lugesin horoskoope, mäletan, et leidsin nendes väga palju kokku langevat ja mõtlesin, et vau, kuidas nad teavad, kuidas need tähed suudavad niimoodi minu kohta need asjad paika panna ja see vajadus nagu üleloomuliku järgi või see inimhinges peituv Jumala poolt sinna nagu pandud soov loojaga ühenduses olla, saab tõlgendatud kuidagi nagu niisugused madalatel viisidel, aga siiski niisugused mitte närve, aga meie vaimu kõditavad ja kuidagi selline põnev värk ja näiteks üleloomulik ja see paneb siis inimesi nende asjade suunas pöörduma, et millest sinul see teekond siis alguse sai? See sai alguse kõigepealt siis ma arvan kuskil 16 aastat tagasi, nagu tõsisemalt. Ja siis esimene asi, mis siis minu huviringi sattus, oligi tegelikult astroloogia. Siis selline tähtede järgi oma elu sättimine ja selle siis uurimine. Ja astroloogia on siis sarnane horoskoopidele? Horoskoop on hästi lihtne variant sellest. Et see on selline meelelahutuslik. Okei. Aga mis mõttes see astroloogia siis tase kõrgem on? Astroloogia läheb süvitsi rohkem ja selline sünnikaardi uurimine täpselt siis selle sünni aja järgi, mis kell sündinud, kus asukohas, et kõik see pikkus, laiuskraadid, et kõik selline. Et siis see nii-öelda nende silmis on täpsem kirjeldus selle kohta, mis siis sinu elu on ja kus ta liigub ja mis see kõik peaks olema. Aga kas sul oli ka mingid kokkupuuded usu teemaga Jumalasse? Kas see oli täiesti võõras sulle, kui sa kasvasid üles? Sa ei kasvanud ju üles muidugi kristlikult? Ei. Meil ei olnud kedagi kristlasi, et lapsena ma kasvasin ühes väikses Saaremaa külas ja meil oli siis pühapäevakool seal, kus kõik lapsed kokku said. Okei, mingis koguduses? See ei olnud koguduses, ma mäletan, see oli postimaja. Ja siis seal keegi üks naisterahvas tegi, üks mu klassivenna ema. Et tema tegi. Siuke kristlik grupp seal koos käis siis? Et kas seal nagu siis toimus ka täiskasvanud, oli selline koguduse kogunemine, ma isegi seda ei mäleta. Ilmselt kuskil oli, eks ole, aga see pühapäevakool, see jättis sellise hea mulje, et ma ükspäev just sain ühe lapsepõlve sõbrannaga kokku ja siis me meenutasime seda ja siis ta ütles, et see tädi Marje oli ta nimi ja et ta ütles, et ta oli nii soe ja nii avatud ja nii lahke ja et kõik teda mäletavadki niimoodi sellisena. Ja tegelikult see on ju selline, mida päris paljudest kristlastest ka räägitakse. Nii et sul oli mingisugune esimene ka siis öeldame kristlik mõju sealt sellest pühapäeva koolist. Jäi sul midagi meelde ka üldse nagu piibli teemadel või usu teemadel rohkemat või
pigem oli see lihtsalt sihuke mõnus sotsiaalne koht, kus teiste lastega hängida ja kodus sai välja ja otseselt nagu noh, sihukest usulist mõju su elule ei olnud. Ja kirikus käisime ka selle grupiga ja nii, aga ja vahest olid mingid kooliga mingid esinemised aga jah, sellist mõju ei olnud, et lihtsalt ma mäletan, et seal pühapäevakoolis oli lihtsalt hea tunne oli kogu aeg. Aga siis tuli su sihuke teismelisiga ja noorusaeg ja sa nimetasid kunagi, et see oli sihukene destruktiivne. Et mis pärast see oli destruktiivne, ennast hävitav siis? Sinu mõtlemine oli selline või su käitumine, mõtlemine, keskkond. Kõik oli selline jah, et ma 11-aastaselt sattusin elama lastekodusse. Jah, et see lapsepõlv ise oli selline, kus oli puudu siis turvatunne ja seal oli erinevaid traumeerivaid kogemusi. Mis see põhjustas, et sa lastekodusse sattusid? Sellepärast, et kedagi ei olnud, vennaga koos olime, kedagi ei olnud, kes meie eest hoolitseks. Ja, ema isa ei saanud nagu kumbki hakkama sellega enam, eks ole. See pidi olema ikka väga-väga raske sinu hinges. See, kindlasti lapsel on võib-olla alguses isegi keerulisem seda nagu mõistusega tõlgendada, aga emotsioone me kõik ju tajume, isegi öeldakse ema üsas. Beebi tajub emotsioone ja me ei oska nagu kirjeldada, et miks me teatud viisil tunneme, aga me nagu ühel hetkel mäletame, et me hakkasime nagu tundma näiteks häbi enda suhtes või ma ei ole piisav või ma ei ole ilus või mingid repliigid, mingid asjad, mis sisestasid meile selle, eks ole, veel enam kui su ema ja isa ei tule ühel või teisel põhjusel nagu sinu kasvatamisega toime, eks ole, on see finantsiline teema või lihtsalt nad ei suuda vastutada, et leida ennast kuskilt kellegi teise perest või lausa lastekodust, et see on päris karm, on ju. Kuidas sa seda ise nagu läbi elasid oma hinges või tol ajal või hiljem? Siiamaani tervendan. Siiamaani? Et see pani mu täitsa lukku. Et ma mäletan, ma hakkasin, pätt olin täitsa, et koolis ei käinud ja ma mäletan, ma seisingi direktori ruumis ja küsiski, või ma mäletan, kuidas ta täpselt ütles, aga ta ütleski, et mul on nagu sest nagu suure müür on ees ja ma kedagi nagu sealt läbi ei lase. Nii et see hoidis nagu uued haavamised eemal, aga hoidis ka, et sa ei võtnud vastu armastust. Keegi ei saanud sulle lähedale. Ma ei nutnud, kõik täitsa selline nii liimist lahti igat pidis oli see kui minu sisemaailm, kui sai olla, et sa ei nutnud avalikkuse ees või isegi privaatsuses? Ei nutnud, jah. Ma vist hakkasin uuesti nutma siis, kui ma arvan, kui mul esimene laps äkki, lapsega kuidagi need hormoonid, asjad, siis hakkas kõik uuesti toimima. Wow. Ma olin selline nagu kokku pakitud, nagu selline kest natukene, hästi pikalt. Et see oli minu võib-olla ka see põhjus, miks ma siis nagu lõpuks selle esoteerika pool, et ma tahtsin... Sa otsisid vastuseid? Jah, ma tahtsin nagu ju aru saada, et mis, kus, kes, et... Ja sa ilmselt ehitasid sellised müürid enda ümber. Need müürid küll hoidsid uued valud ja haavad mingil määral eemal, on ju, aga teistpidi need hoidsid ka õnnelikkuse eemal, on ju. Sul võib-olla ei olnud ka nagu tähendusrikkaid sõpru või raske on ju niimoodi olla sõber, kui sa ei ava ennast kellegile. Romantilistes suhetes, sõprussuhetes, igasugustes tähendusrikas suhetes me ju ikkagi avame ennast, mis eeldab, et sa võid saada haiget. Aga kui sa nagu ehitad müürid või oled nagu müüridega selles asjas, siis haiget ei saa, aga rahuldust või õnne ka ei leia sellest seda heaolu, eks ole. Nii et sa kõndisid ringi siis nagu üksik hunt, kuni sa leidsid siis esimesed esoteerilised või ma ei tea, okultistlikud asjad ja siis nagu ma aru saan, see oli astroloogia sinu jaoks esimese asjana. See hakkas pihta tegelikult juba teismelisena, kus ma printisin välja mingid kingi horoskoope ja reisi horoskoope. Siis ma ei teadnud veel midagi sügavamast astroloogiast, aga... miks see sind paelus? Teada, võib-olla selline nagu saladused, et sa nagu just kui saad inimese kohta rohkem teada, ilma et sa nagu teaksid teda. Okei, kas teiste suhtes enne kõike või tahtsid nagu ennast tundma õppida rohkem, et miks mina selline olen? Miks mina selline olen, aga teiste suhtes ka, jah. Mul on see inimeste jälgimine just see kogu aeg olnud,
et kuidagi mingi seoste loomine ja selline inimeste psühholoogia ja psüühika on huvitav. Aga kuidas astroloogia siis väidab seda seletavat, et inimese elukäik võiks nii või nii minna ja kellega sa peaksid siis ühte heitma ja peret looma ja kes siis sobib omavahel, ma ei tea, mis vastavalt nende arusaamistele seal kokku läheb, aga kuidas siis sealt sinu elu edasi läks, kuidas sa selle järgi elama hakkasid? Et ma ikkagi vaatasin mingid perioode ja asju, mida on, mis on soodsad perioodid, mis ei ole mingeid asju sättida. Aga ma lihtsalt pean märkusena mainima, et ma ei tegelenud võib-olla selle astroloogiaga nagu selle nurga alt ikkagi, et kes kellega nagu sobib või et see oli minu jaoks selline pealiskaudne ja et ma läksin nagu siin sellega nii sügavale, kui sai minna. Et aga kus ma seal ennast tegelikult ära kaotasin või kus tegelikult see info tuli sealt, seda ma ju lõpuni ei tea. Aga nüüd kuulajate jaoks rohkem võib-olla avada veel seda, et astroloogia siis väidab, et vastavad täheseisud ja planeetide seisud mõjutavad inimese otsuseid, käitumist, suunavad neid mingil moel. Mida veel astroloogia siis väidab teadvat või inimeste osas? Astroloogia mitte ei mõjuta, vaid astroloogia oli nagu astroloogide keeles selline nagu peegel, kalender või peegel või et see, mis nagu inimese elus toimus, et sama sa võisid välja lugeda ka astroloogia seisudest. Ja siis inimene, kes siis nagu tegeles selle sünnikaardi tõlgendamisega, siis tema neid asju proovis ka ette siis aimata, nagu et mis siis võib tulla, vaata, kui on selline periood ja selline periood. Aga sealt see on see peamine koht, mina arvan, kus minnakse rappa. Et kui sa sealt kohast hakkad inimesele tooma seda infot, mis sinu arvates, sinu kogemuste, sinu teadmiste põhjal võiks inimesega hakata juhtuma, siis sa tegelikult annad talle mingi programmi ju ette. Ja me tegelikult ei tea, kelle plaan see on, mida sa sealt loed. Kas see on hingevaenlase plaan, kas see on jumala plaan, et kelle mõte see on inimesele see info ette sööta, et kas see on selleks, et teda nagu jumala plaanist eemal hoida, on ju, et kas see tegelikult on hingevaenlase selline nagu kuriplaan, on ju, et neid asju me tegelikult ju ei tea. Et selliste asjaga mina arvan, et ei tohiks tegeleda ja inimestele nagu ette, siis me isegi ei nimetanud ennustamine, me ütlesime prognoosimine. Prognoosimine. Selliseid asju mina arvan, et ei tohiks teha ja teisest küljest ka inimene ise ei tohiks neid asju nagu torkida. Aga ma pakun, et inimesed ikkagi tulid sinna otsima mingit juhtimist oma elu. Mitte lihtsalt, et ma plaanin sellised otsused teha, kas nüüd Merkuur ja Saturn ka nagu nõustuvad sellega, vaid et ma ei tea, mida edasi teha. Ma ei tea, kas ma peaks. Nüüd ma vajan nagu universumi kinnitust, on ju, et kas planeetide seis ka siis soosib seda või on nagu mulle avanud selle kanali, et ma saan minna sealt ja mingid jõud mulle vastu ei seisa või mina kujutan ette, vähemalt tol ajal, kui mina noore mehena siis horoskoope lugesin ja nendesse ikkagi uskusin. Minul ei pigem arusaam, et me räägime, et planeedid ja tähed mõjutavad inimest. Et see, kuidas need tähed olid sel hetkel, tähed väga palju muidugi liigu paigast, aga planeedid liiguvad ümber päikese ja et sel hetkel siis vot see mõjutas sind. Sellepärast sa sündisid teatud omadustega. Väidetavalt siis astroloogiale ma olin kaljukits ja need kaljukitsed on siis kõik sarnased, eks ole. Neil on mingisugused eriti töökad ja visad ja ma ei mäleta, mis seal kõike siis minu kohta oli. Ja ma muidugi ausalt öeldes nägin väga palju seoseid, väga palju, millega ma võisin öelda, ja see on nii, eks ole. Ma arvan, ma olin 15, 14, kui ma esimest korda neid hakkasin lugema ja selleks ajaks oled ju kuskile maale kujunenud. Nii et see on, et ma lugesin juba 6-aastasena, et milline ma olema peaks ja siis otsustasin selles suunas minna, vaid ma lugesin neid hoopis hiljem ja tõdesin, et okei, tõesti, mingid asjad lähevad nagu paika, eks ole. Ja see on see, võiks öelda siis suke eksituse nagu trump, et mingid asjad nagu lähevadki paika. See ei ole, et kõik on vale või kõik on jama või midagi sükest ma ei ole üldse. Mingid asjad muidugi olid küsitavad. Aga ma ei tea, kuidagi kõik need asjad, mis näisid
nagu kokku sobivad, veensid mind, et see on ikka vägev värk. Nii et ma ikka soovitasin kõigile ja lugesin kõigi horoskoopi ette ja nii edasi, eks ole. Nii et selles on oma nagu mõjuseis. Et see ei ole niisama lihtsalt aga sina ju mitte ainult ei uurinud enda kohta seda, vaid sa hakkasid seda praktiseerima selles võtmes, et ennustada või siis, kuidas te nimetasite seda iganes teistele, nende elu suunale anda mingit kinnitust või sisendit või juhendit või? Jah, see vastab tõele. Et see, mis ma kommenteerin ka seda, mis sa just rääkisid, et see astroloogia kohta, et see on tegelikult hästi suur probleem, ütleme siis inimestel, et me võtamegi selle, et ma olen nüüd sündinud kaljukitsena või ma olen sündinud kaksikuna ja siis see saab nagu selleks identiteedi nagu osaks ja siis kui mingi asi on, siis aetakse nagu selle süüks, et ma ei saa nüüd seda teha, sest et ma nüüd olen, mina ei tee seda, sest mina olen kaljukits. See on ette määratud. Et see on see, ma arvan, see probleem, mis meil nagu ühiskonnas on, kuidas see horoskoop tegelikult mõjutab, kuidas loetaksegi neid asju ja et ma ei tea, see, ütleme näiteks tekib mingisugune romantilise suhe on ju inimesel, siis see ka, et see nagu laseb selle nagu ennast mõjutada, et ta nagu vaatab, siis neid paneb need vaatab, et ei olegi tegelikult seal tähtede järgi nagu õige inimene. Et online mingisugused äpid ja asjad, kus pannakse kokku need kaks märki, mitte siis see, et see inimene ja inimene on ju pannakse kokku, vaid sa paned need märgid kokku. Jah, et see on nagu hästi suur selline viga, mis tehakse, mida inimesed teevad hästi alateadlikult. See on nagu kuidagi, see on nii selline nagu norm või selline tavaline selline asi ühiskonnas, et kõik seda teevad. Ja see on eriti suur huviga ju eestlastel, eks ole. Ma lugesin siin just internetist, see oli mingi vana muidugi teade, Postimees kirjutas, et kui see Maaleht tuli välja Igor Mangi horoskoobiga ja ma ei mäleta, mis aasta suunas see üldse oli, võib-olla see oli 2023 või mingi tükk aega tagasi või veel rohkem isegi. Et siis lehe müügi arv hüppas tohutult üles ja ta kirjutas seal ka, see oli siis üle 100 000 lehe müüdi. Ja me teame, et kui sul leht on nagu peres, sul võib olla 3-4 silmapaari, kes tegelikult seda loevad on ja oleneb, kui vanad lapsed on ja kuidas nende huvi on. Nii et me võime rääkida siin isegi võib-olla mitmesajast tuhandest inimesest, kes sai lugeda või ostis selle, et lugeda seda horoskoopi. Ja kunagi ma tegelesin selle teemaga meie koguduses ja tolle aja statistika siis oli täitsa ehmatama panev. See, kui suur protsent eestlasi tõesti näiteks horoskoope järgib, loeb mõni niimoodi nalja pärast, aga ikkagi loeb, eks ole, ja huvi tunneb. Aga ma huvituks väljapoolt vaadates selle asja sisse, eks ole, sest ma ei ole sellega tegelenud. Et mis ikkagi paneb inimesi tulema astroloogi juurde? Kui me ütleme laias maailmas, et ma ostan sinu toodet, ja kogu aeg leian, et toode ei tööta, kehva. Et järelikult midagi peab olema, on ju, mis ütleb, et ma saan saalt midagi, on ju. Mis see siis midagi on? Me teame, et kus see kõik alge tuleb, on ju. Täna kristlikust perspektiivist me mõistame, et miks järgida tähti, kui järgida seda, kes tähed lõi. Ometi mingid asjad inimesed sealt saavad, on ju, et nad tulevad tagasi uuesti astroloogi juurde või loevad jälle horoskoopi. No inimesed ikkagi väitsid, et see siis läheb kõik täide. Mida siis see prognoos näitas. Mitte, ma ei saa öelda, et kõik läheb täide, aga inimesed nägid seal selliseid, ma ei tea, kas siis sündmusi või midagi, mis nende elus siis ka tegelikult toimusid ja see oli ka see siis, miks nagu taheti tagasi tulla. Eks miks need kliendid tulid, olid ju erinevad põhjused. Väga tihti olid ka ikkagi mingid suhteteemad. On ju. Kindlasti. Et see on ju hästi levinud asi, siis üldse mida ma peaksin nagu tegema, selline natuke kadunud olek või selline, kus sa ei tea enam, see ongi võib-olla see identiteedis, kus sa midagi nagu otsid ja sa ei tea enam, kes sa oled ja mis sa peaks tegema ja et selline, kui see vundament vahepeal kõigub. Sinu juurde tulid inimesed ju ka võib-olla küsima, et jah, et näiteks selle inimesega, see inimene on kadunud
et kus ta võiks olla, kas sükest asju ka oli või see on rohkem nagu sensitiivide teema või? See rohkem on jah, selline võib-olla sensitiivide teema. Aga ütleme suhte teemal, et aga mida siis nagu astroloog saab öelda kellegile, kellel on suhteprobleem? Mida ta sealt tähtedest või planeetide seisust selle kliendi jaoks välja loek? Mina isiklikult suhete astroloogiga ei tegelenud. See on eraldi ala? Ma suunasin eraldi siis kellegi teise juurde, et mina neid, siis oli see, et lihtsalt pandi 2 kaarti kokku, et mis siis nagu näitab. Need on eraldi veel spetsialiseerumised seal. Ja hästi palju erinevaid. Millele sina olid spetsialiseerunud? Mina uurisin siis võib-olla sellist, kuidas ma ütlen, seda psüühikat ja alateadvust ja seda kuidagi sellist isiku horoskoop võib-olla siis rohkem. Ja mida siis sa ütleksid, et inimene, kes sinu jutule tuli, pidi sellest saama, mida sa ütled, et mis täna, kui me lõpetame, siis need ja need asjad peaksid sa saama? Hea küsimus. Ma mõtlen, mis mul nagu see enda sisemine võib-olla nagu soov oli ju tegelikult ju inimest toetada ja aidata, et see ei olnud ju, et eesmärk on pahatahtlik või mingit kedagi petta või kuidagi seal. Et eesmärk oli ju see, et ja mina nagu siis arvasin, et inimene saabki nagu seda miks nad tihti tulid, oligi see, et ta kahtles iseenda nagu selles, mida ta tegelikult juba teadis tihti, on ju, ja ta tuli saama seda kinnitust, kas ma ikka või mitte see, et siis nagu teha see otsus näiteks ära ja ise siis riskida selle otsusest tuleneva siis võib-olla tulemusega. Et ta tahtis mingit kinnitust. Ta tahtis jah mingit kinnitust, et või teinekord oligi mingi suur otsus, ja teinekord oligi, et inimesed olid näiteks segane eluperiood oli, on ju, ja võib-olla siis tahtiski seda kinnitust ja see, mis ta siis sai, oli siis see, et kui ma siis näiteks kirjeldasin seda elu tsüklilisust, on ju, et elu käib tsüklitena ja et astroloogia ka seda peegeldas, on ju, ja siis ka tegelikult see jälle inimest siis nagu justkui nagu rahustas, et kõik, ma arvan, et see, mis astroloogias toimus, on nagu hinge tasandil, et tekib see nagu ärevus millestki, sa tuled astroloogilt, sa saad selle mingisuguse rahu, vaata. See mäng ja siis ta tuleb kogu aeg uuesti, et kuskile sügavamale, ma arvan, et see ütleme, vestlus siis võib-olla nagu ikkagi ei läinud. Aga kirjelda seda, et kuidas siis ikkagi see protseduur toimub. Inimene tuleb sinu juurde, ütleb, et mul on nagu mõttes mingid asjad, ma ei ole päris kindel, kas siit ära müüa oma maja ja korter ja minna siin hoopis Hispaaniasse elama, seal nagu on mingi töökoht ka ja mul on seal mingisugune silmarõõm tekkinud, aga ma ei ole päris kindel ja kuidas sa siis nagu teda nüüd aitad, mida sa tema käest küsid, mida sa siis teed sealt edasi selle infoga, vaatad korra üles taevasse, kus seal Jupiter parasjagu on ja mis edasi saab? See eeltöö toimus enne kliendiga kohtumist mitu tundi. Wow, mitu tundi? Mitu tundi, jah. Et kus ma siis neid kaarte siis nagu analüüsisin, et astroloogias oli just kui see, et kui sa sünnid, on ju, et siis sellel hetkel nagu see sodiaak, mis siis seal oli kokku lepitud, sodiaak oli kokku lepitud ju, et mis siis kosmoses või universumis oli, et kus siis need 12 märki olid ära jagatud ja siis selle sünni hetkel, et siis sinna, kuhu märki jäi siis see planeet, mis praegu näiteks oli, kus Marss oli, kõik need, sellest sai nagu siis see inimese sünnikaart. Ja siis, kui inimene selliseid küsimusi küsis, siis ma lihtsalt vaatasingi. Mis oli juba eelnevalt nagu kirjas selles? Üldiselt jah, ennem juba jah, nagu toimus see infovahetus ja siis astroloogias olidki erinevad nagu prognoosimeetodid, kas sa vaatasid aastakaarti, kuukaarte, nagu mis iga kuu mingid asjad, mis valdkonnad aktiveeruvad ja siis sa lihtsalt võib-olla sealt nagu siis jällegi ikkagi nagu oma siis sellise ma ei teagi, mis see sõna on, kas nagu sa ju ise tõlgendad ju, see on iga astroloog oli, see on nii subjektiivne, see on nagu tõlgendamise küsimus natukene ka, on ju, et sa vaatad, mis aktiveerub, et äkki siin tuleb nüüd see, äkki siin tuleb see, et seal ei olnud nagu sellist 100%, et nüüd nii on ja nüüd nii saab, et seda varianti nagu ei olnud, et sa saidki anda nagu mingeid soovitusi, et näed aastakaardis, sul on siin uuel aastal aktiveerub selline, see näiteks välismaaga seotud, on ju, et võimalik, et see, mis sa praegu mõtled ja tunned, et see tuleb, on ju. Või näiteks, et sul tuleks nüüd uus ettevõtte alustada või sa peaks ettevõtlusega alustama. Neid kaarte ma tegin palju, kus see, et see, mis hetkel siis äriregistris registreerida ettevõtte, et seda hetke nagu siis teadlikult valida, et neid ma tegin ju.
Okay. Kas sa said mingit tagasisidet ka, et umbes keegi helistas, et kuule, tead, et nüüd on kõik nii, tead, hästi ja vägev ja tubli ja kuule, millal saab jälle su jutule tulla või? No olid ikka, olid püsikliendid, kes käisid, iga aasta tulid. Nii. Ja missugune sessioon siis maksis sükse tavainimesele? Oota, mõtlen korra, ma arvan, et äkki 70 või 80 oli. Need mitu tundi eeltööd ja siis temaga veel tegelemist ja väga kõrge hind ei olnudki, eks ole. Aga sa oled maininud, et kui sa selle astroloogiaga tegelesid, et aeg-ajalt käis sinu jutul ka mõningaid kristlasi. Siis ma sain esimesed sellised spirituaalsed infovahetused kristlastega. See väga huvitav minu jaoks, et üks kristlane satub astroloogi juurde. Et Jumala rahvas, kes on juhitud Jumala vaimust ja otsib juhtimist temalt. Nii nagu ma nimetasin, et selle asemel, et siis lasta tähtedel ennast juhtida, parem suhelda kohe sellega, kes tähed lõi, see on meie taevan isa, eks ole. Et kas need kristlased, kes tulid siis su jutul, olid mingisuguses ma ei tea, madalas faasis, kus nad olid pettunud usuasjades või nad ei olnud Jumala käest mingeid vastuseid saanud või ma imestan selle üle, et üks kristlane tuli astroloogi juurde infot saama. Kas see pani sind imestama samuti? No kuna sul ei olnud seda kristlikku ei, siis ei pannud imestama jah, võib-olla nii väga, aga ma praegu võrdlusena ütlen, et see, mis oli nagu ütleme kristlaste sees, see mingisugune huvi oli sarnane, mis oli siis ütleme ka mittekristlaste sees, et et ilmselt seal ikkagi kas see soov või hirm, ütleme siis teadmatuse tuleviku ees või selline vajadus võib-olla kontrollida või vajadus nagu teada saada. See on, ma arvan, sama põhjus, miks minnakse selle taro, ütleme, kaartide selle panija juurde või ennustajate juurde või et ei olnud midagi nagu nii konkreetset, et pigem jah, et kuule näita mulle, mis see aastakaart näitab, et mis mul siin tulemas on. Et täna kristlasena siis see ikkagi peab olema see hetk, kus sa Jumalast on väga kaugele mindud. Absoluutselt. Sest Jumalaga seda ei teki, seal ei ole sellist varianti, et sul tekib see tunne või üldse, et sa tahaks nagu sa annad ju kõik Jumalale, Jumal ju. See usaldus on lihtsalt nii suur, et. Me loeme juba ju Vana testamendi hoiatus, viis Moosese raamatut muidugi peamiselt teisest alates räägivad, kui ohtlik on minna nõu küsima mingisuguselt tähetargalt või astroloogilt ja et tollel ajal juba siis, kui inimestel ei olnud isiklikus suhet Jumalaga, preester, prohvet, kuningas olid võitud ja eriti preester ja prohvet, kes olid siis Jumalaga ühenduses, andsid Jumala rahvale teada, mis Jumal ütleb, eks ole, kuningadki läksid teinekord küsima ju nõu prohveti käest ja prohvet tõi selle Jumala sõna esile. Aga et nüüd me räägime Uue Testamendi ajastus, et üks kristlane tunneb, et ta ei saa nagu Jumala käest selgust ja nüüd läheb siis sensitiivi juurde või astroloogi juurde. Meenutab natuke seda lugu, kui see kuningas Saul, kelle kohta öeldakse ka, et Jumal ei vastanud talle. Erinevatel viisidel ta ei saa need vastuseid ja siis ta läks nõia juurde. Aga ta oli ise lasknud nõiad ju hävitada maalt, mis oli tegelikult Jumala nõue, et siin maal on ainult Jumala tundmine, mitte nõidus. Aga siis üks lausu ja vaimuga naine ikkagi leiti ülesse. Ja siis tema seal korraldas selle kohtumise siis selle Samueliga, kes tõusis, nagu öeldakse, surnust üles. Nüüd, kas see oli Samuel või oli see familiaarne vaim, kes võttis selle kuju, see on omaette nagu debatt siin. Aga fakt oli selles, et mida Samuel tegi, oli Jehova käsu vastu. Ja tegelikult ta ka järgmine päev seal lahingus sureb. Et kristlane otsib nõu mujalt allikast kui Jumala käest, räägib midagi, mis tema suhtega Jumalaga siis on juhtunud. Ilmselgelt see ei ole kõige paremas seisus, eks ole. Ja. Et muuseas ma tean mõningaid inimesi veel,
kes on olnud, võiks öelda, tulised kristlased, mingi ajaperioodi jooksul niimoodi jahtunud maha ja siis tegelikult taandunud usust. Ja kuna inimeses on see vajadus ikkagi üleloomulikkuse järgi, siis nad on käinud kuskil sensitiivide juures ja mingite nii-öelda nõidade juures infot küsimas ja muidugi need elud ei ole läinud midagi paremaks, vaid igasuguseid sidumisi ja asju on tulnud nende ellu. Nüüd astroloogia on nagu üks teema. Aga see ei ole ju ainuke teema, millega sa siis esoteerilise maailma poolt kokku puutusid. Mis asjadega sa veel tegelesid? Su huvi ju ilmselt kasvas. No astroloogia oli selline esimene asi ja astroloogia oli see, mis oli kuni lõpuni enne kristlaseks saamist. Aga sa liikusid edasi ka teiste asja juurde, mida sa praktiseerisid, proovisid, eks ole? Et mingi hetk see uudishimu oli tohutu. Ma käisin kõik, mis mul kuidagi see huviringis oli, kõik üritused ma käisin läbi, erinevad workshopid, ma ei tea, millest alustada, konstellatsioonid, kongi mingisugused kontserdid, lamamiskontserdid. Kongid, need on mingisugused, need on mingi pillid või? Kong on see suur, tead, metallist selline, mille tänapäeval vist tehakse isegi kirikutes, tegelikult tehakse kongiga kontserte. Okei. Et see siis kongi heli on nagu see vibreerib ja mingisugune atmosfäär luuakse, kus siis tervendav heli, jah. Okei. Mingid šamaanirännakud? Šamaanirännakutel käisin ja nagu siis psühhedeelikumid, taimsed psühhedeelikumid. Kus kaugele sa siis rändasid? Eestis tegin. Ma saan aru, see ongi nagu mõttemaailmas see rännak. Kus ma vaimses maailmas käisin. Ja, just. Kes seda teab. Aga lapsena või noorena, kas sa mingid muid asju eksperimenteerin, näiteks taldriku keerutamist ja vaimude väljakutsumist? Ja... No see oli ma arvan seal algklassides võib-olla isegi juba nooremana, et kui me kokku saime seal külas siis teiste sõbrannadega, siis me keldrites kutsusime vaime välja ja tulid ka või? Niidiga ja tulid niidiga ja taldrikuga ja siis ka ikka erinevad asjad juhtusid seal, need kuskil mingid asjad kukkusid ja selline nagu mäng, naljamäng oli. Ja ükskord ma mäletan, me olime vennaga, olime meil maatalus ja siis ka taldrikuga kutsusime välja ja see taldrik nagu reaalselt, ma mäletan, see ise liikuski, et see oli selline nagu päriselt mingi asi liigutas seda ja siis me küsisime küsimusi, seal oli vist ei ja jaa või tähed või ma ei mäleta. Ja siis ei tahtnud ära minna. Me mäletasime, et lõpus oli mingi rituaal või et selline, et sa pead ära saatma selle, aga me ei saanud seda, ta ei olnud nõus lahkuma ja siis ma mäletan, lõpuks me jooksime ise sellest majast välja. Aga mis edasi sai, ma absoluutselt ei tea. Aga kuidas see atmosfäär seal siis tundus või muutus, kui äkitselt te tajusite, et tõepoolest seal taldrik liigubki ise? No ikka, see ehmatast ikka või? Ikka, jah. Aga samal ajal see põnevus oli nii palju suur, et te julgesite seal nagu edasi püsida. Seal ju pidi ilmselt mingisuguse pimendatud ruumi tegema. Küünal põles. Ja just, et tekitada selline vastav vaimne õhkkond. Ja mina mäletan, ma vist korra katsetasin niisugust asja ka, sest nõukogude ajal ka juba niisugused asjad liikusid. Ja meil see taldrik liikuma ei hakanud, õnneks. Aga ma mäletan, et me tegime mingisugust huvitavat 2 näpuga tõstmist niimoodi. Ja ma ei tea, kas sa sellest oled kuulnud, aga see pandi üks mees või naine, vahet polnud istuma niimoodi. Ja siis 4 inimest olid siin tema ümber. Ja siis nad pidid niimoodi päripäeva tegema 3 tiiru ümber tema pea ja siis panema käe pea peale. Siis tegi järgmine päripäev ja niimoodi 4 inimest. Ja siis pidi lahti kirjutama vastupäeva, tema. Ja siis kõik inimesed panid näpud, 2 näppu siia kaenla alla ja siis põlved alla ja siis tõstsite niimoodi ülesse näppudega ainult. Ja suured mehed, ma ei tea, 120 kilo ja tõstsime üles nagu nalja. Mina olin ju laps sel ajal. Nii et need olid sellised huvitavad märgid mulle, et see üleloomulik tõepoolest element oli seal sees. See ei olnud ainult ettekujutlus. Ehk teisisõnu, tõesti vaimsed jõud sekkusid seal.
ja nii nagu sellest taldriku keerutamisest tõesti asi hakkab liikuma, mingi info toimub ja see on see osa, mis nagu inimesi paelub lõppeks, et see üleloomulik tuleb esile. Nüüd, mida nad ei tea, on see, et need vaimud kipuvad sinu elus nagu pesa tegema ja sind siduma, eks ole. Ja noh, üks asi nagu võib-olla saab lahenduse, aga siis mingi teine asi tuleb ja ühesõnaga sa oled nagu mingi lõo otsas ja võib-olla ka see, et sa lihtsalt ei saa enam sellest maailmast välja, siis hakkad järgmist asja otsima, eks ole. Nii et sa vist ilmselt kogesid sama, et miski nagu lõpuni ei toonud seda lahendust ja pidid kogu aeg mingeid uusi asju katsetama. Kõik ju maksab raha. Et neid asju sai proovitud erinevaid, aga see oligi selline, ma arvan, et see oli jälle, kui me räägime, et selles Kristuses on keha, on ju hing ja vaim, on ju, siis see kõik toimus sellel nagu hinge tasandil, et justkui selline kogemus ja emotsioonid ja justkui natukene seda üleloomulikku, aga jah, midagi sellist püsivat ja tervendavat ja sellist, kuidas ma ütlen, ütleme ka sellised nagu, kui me näiteks võtame Kristus, et seal on ju ka see spirituaalses mõttes, seal on puhtus, on ju, seal on nii suur puhtus ja sa liigud ju kristlasena järjest suurema nagu puhtuse poole läbi meeleparanduse ja kõige, aga lihtsalt mulle nagu tundub, et kõik need asjad, mis ma siis varem tegin selles esoteerika valdkonnas, et need olid nagu selle vastandid, et sa nagu justkui nagu teed midagi, aga tegelikult sa nagu ütleme see hing või sa justkui muutud nagu räpasemaks et vaata hästi palju kristlasi on öelnud, et mis see nagu võrdlus on selle eelmise maailmaga, et ennem sa tundsid, et sa oled nagu räpane. Jah, oled ebapüha. Selline, et sinu sees on midagi, mis ei ole püha, on ju, ja kristlasena siis järsku sa tunned seda Jumala ligiolu ja seda pühadust, on ju, et see on see minu arvates selline hästi suur nagu erinevus, et seal selle nende ürituste raames ja kõike seda, see räpasus ju ei kadunud. Et seal ei olnud mitte ükski asi, mis seda nagu ära võtaks, et see oli nagu, ma arvan, et kes neid töötubasid asju nagu korraldasid, et kõik nagu olid need ise need samad otsijad ja siis nad midagi eksperimenteerisid, nendel polnud võib-olla lõpuni aimugi, mis sellest vaimumaailmast on ju, siis tehakse ühte asja, teist asja, aga tegelikult sul on väga palju inimesi, väga palju makstakse raha, on ju, aga kas sa lõpuni nagu, mis selle inimese elus edasi saab, seda, see ei olnud nagu kellegi asi otseselt, et selliseid kogemusi oli jah palju. Nii et tarokaardid sa nimetasid ka, mida nende tarokaartidega tehti? Ma tarokaartidega väga palju nagu kokku ei puutunud, et ma neid ise niimoodi ei ole nagu pannud või teenust pakkunud, et see on ka, see oli võib-olla rohkem siis selline ennustamine, et kus sa tuledki konkreetse küsimusega, et kus see inimene asub, millal ma abiellun, millal mul saab ma ei tea, võimalikuks mingid suuremad rahas, mis iganes, mis inimeste peas nagu siis keerleb. Et taro võib-olla oli jah siis selline ka nagu siis kaart oli see abivahend, et siis kuskilt see info ju siis tuli. Ja. No tavaliste nii-öelda mängukaartidega ju ka ennustatakse ja meil oli üks seltskond ühel hetkel koos, ma olin muidugi ka teismeline sel ajal ja ma mäletan, et üks tüdruk siis pani kaarte. Ma tol hetkel olin ühe klassiõega niimoodi käimas ja siis ta ennustas siis umbes niimoodi, et mis lapsed meile tulevad, et need talle tuli poissitüdruk, pani mulle, sul ka poissitüdruk, näed, ongi väga kõik sobib õige. Ja niisugused asjad käisid, et ilmselt tarokaardid on natuke mingi teine klass, eks ole, kui need tavalised mängukaardid. Ütleme, mina, kes ma ei ole kursis selle teemaga, siis küsin lihtsalt selle üldise termini suhtes, et tarokaardid tähendavad siis ennustamiskaardid nagu. No julgen nii väita, ma ei ole ise, ei ole kunagi taro selline spetsialist võib-olla olnud. Aga mida sa veel tegid? Mis sind veel huvitas ja millega sa nagu natukene kas rohkem või pinnapealselt nagu kokku puutusid? Kus ma mingi periood veel siis käisin, oli konstellatsioonid. Mis see tähendab? Konstellatsioonid on siis seotud, kuidas ma ütlen, siis nagu suguvõsaga ja erinevate siis nagu liinidega, et sul on seal mitu liini, tähendab 2 liini, aga mitu siis seda põlvkonda, et kus siis võivad ka tulla sulle erinevad
probleemid elus, et mis... Võib-olla see vanaemast või vanaisast või mingi needus või... Noh, et kas mingi needus või kuskil, ma ei tea, vana onu, naise, lapsega midagi juhtus ja siis nüüd sul juhtub sama asi või ja siis kuidagi konstellatsioonis siis tegelikult luuakse see, nagu nad nimetasid seda nagu väljaks, et seal on nagu siis ja sa lähed nagu ise reaalselt nagu noh, nagu psühhodraama. Energia välib. Et sa lähed nagu ise siis esindama mingi teatud nagu seda põlvkonna siis sealt esindajat. Wow. Et ja siis noh, ta oli nagu selline ja siis seal nagu selles väljas siis nagu lahendati neid asju justkui, et aga noh, see on jällegi see, et kui me loome selle välja, on ju, me siis juba tegelikult siis äratame selle vaimu, noh, me oleme vaimumaailmas. Absoluutselt. Aga mis meid seal nagu kaitseb selle noh, eest, mis seal vaimumaailmas toimub, kas me lõpuni kõike teame, on ja mis me sealt tegelikult nagu külge endale saame, et see on jälle selline minu arvates väga selline ohtlik mäng. Absoluutselt. Me tuleme selle juurde kindlasti ja räägime seda kohe, aga mis asjad veel olid? Kas universumiga ka sa nõu pidasid ja infot küsisid või? Jah, mina olingi siis universumi usku, et universumi seadused, universumile alistumine, universum teab, universum ütleb. Teisisõnu ka, et saatus on nagu siiski määratud, et noh, see on nagu no, et mingi kõrgem jõud on olemas, ja. Et me isegi meil noh, selles mõttes, et minu see filosoofia ennem oligi hoopis teine, et see on olemas kõrgem mina ja siis on olemas veel see universum ja kuidagi mingi selline nagu hierarhia oli, et ja, et inimesed ei seosta seda ühe isikuga, Jumalaga, aga et universum kui mingisugune noh, energia või et mingi kõrgem jõud on olemas, teadlikkus. Mingid asju nagu kuskil chatitakse, kuskil midagi keegi justkui teeb, aga et see ei olnud nagu selline noh, isikuline siis ja. Jällegi nagu hea näide sellest, et inimene vajab nagu kummardada kedagi, eks ole, see on nagu ehitatud meie sisse, et me tahame, et oleks üks suurem jõud, et mingid asjad juhtuvad meie elus mingil põhjusel, me vajame neid põhjuseid, on ju. Ja universum siis annab selle ka, eks ole. Imeravi, et kas nendega sa ka kokku puutusid või sensitiivid? Ise käisin mõne juures, jah. Ja kui sa käisid, kas sa siis said mingid vastuseid nende käest, mida sa ootasid? Ei ole vist sellist konkreetset sellist, et ma arvan, et see oli kuidagi see oma peas mingis mõtete tasandil võib-olla see, et jah, et see aitab mind, aga ma ei mäleta, et oleks mingeid konkreetseid lugusid, et mul oli see mure, siis ma läksin sinna selle sensitiivi juurde, siis ma sain selle lahenduse, et sellist nagu jada ma ei mäleta praegu. Pigem selline nagu see uudisimu, ma tahtsin nagu, et selline asi on olemas ja selline asi on olemas, et nagu see hobi oli võib-olla see, et ma tahtsin lihtsalt kõike nagu kogeda just selles vaimumaailmas. Et täna ma olen selles kohas, kus tee on hästi kitsas, mulle piisab ainult Kristusest ja Jumalast on ju, aga siis ma tahtsin nagu kõike, mis siin on. Ma tahtsin just küsida, et tollel ajal, kuidas asetasid sinu arusaamises need mõisted nagu Kristus, Jeesus, ristisurm ja muud asjad, eks ole, sest et ma mäletan, kui ma ühe inimesega juttu ajasin, kes oli aastaid ennem seda olnud mu tuttav ka, ma ei olnud teda mitukümmend aastat vist vahepeal näinud või vähemalt 15 või, ja tema oli siis pöördunud tugevasti esoteerika maailma. No ja mina rääkisin talle Kristusest, ta teadis muidugi, et ma olin enne ka kristlane ja siis ma püüdsin talle selgeks teha, et see suund, kus ta liigub, et see on selline vaimulikult ohtlik suund ja nii edasi. Ja püüdsin talle kuulutada Kristust, eks ole. Tema ütles mulle niimoodi, Janno, see Kristus, see on niisugune, see on nagu teatud raamides ja teatud osa tõesti. Ütles, aga see on mul kõik läbitud teema. Või see on nagu läbitud teema. Aga kuidas sinu maailmas, sel ajal, kui sa seal esoteerika maailmas hästi sees olid? Kas see Jeesuse teema ka kuskilt üles tuli, sa kuskilt paigutasid selle ka sinna oma niimoodi jadasse kuskile või antud hetkel selle peale sa üldse veel ei mõelnud?
No Jeesust ei olnud üldse mu elus, et Jeesus tuli. Ainult Jumala mõiste. Aga Jumala mõiste, aga see, mismoodi seal esoteerikas see nagu Jumal kuskilt nagu läbi käis, see oli nagu teistmoodi, et Jumala teadvus ja selline, inglise keeles ongi see Christ consciousness on ju, mis tegelikult on ju ka Kristuse teadvus siis, et aga see ei olnud, see ei olnud kindlasti see, mismoodi ma nagu täna seda kõike näen, tajun on ju, et see on nagu selline. Ma ei saaks öelda, et nagu kopeeritud, sest ta ei ole nagu sarnane, aga see ikkagi ta tahab see esoteerika maailm nagu tuua nendes õpetustes esile seda Jumala nagu olemasolu, et see justkui kõik on nagu Jumala poole ja eesmärk on seal, aga et seal oli nagu see Jumal, et ütleme, esoteerikas ongi see, et kõik tuleb nagu sinu seest, et sina ise oled looja, Jumal on sinu sees, on ju ainult, et aga kristlastena me ju teame, et see kõik on vastupidi, on ju, et kõik oli nagu hästi sissepoole, et sina sellised sisendid ja asjad olid ka, et sina oled looja, on ju, sina kõike teed ja sina ise, kõik on umbes sinu kontrolli all, sina ise, selline sõnaga on nagu manifesteerimine, nii nagu sina tahad, nii läheb, kõik on nagu see, kõik on hästi suunatud sellele sinu tahtele, on ju, et sinu tahe, nii nagu sina tahad, nii läheb ja siis, kui me seda nagu, mida rohkem me seda nagu siia surume selle sinu tahte peale, seda rohkem tegelikult võib rappa minna, on ju kõik, et me nagu proovime kõike teha ise, kõik asjad ise on ju, ise lahendame kõik oma mured ja kõik hingevalud ja kõik asjad ja selle teekonnaga tegelikult me ei jõua sellega võib-olla kuskile. Jeesus ütles, et kes oma risti ei võta, ei saa olla minu jünger, eks ole. Selle asemel, et mina või minu tahe sünniks, vaid hoopis, et isa tahe taevas on ju, mis on hoopis teine nagu lähenemine asjale. Aga kas see tegi seda, et see kogu koogel-moogel oli hästi siis sükene sassis seal? Jumal oli kuskil seal, mõnede jaoks on see Jeesus ka kuskil seal pildis, et ta on sükene, natuke sükene New Age-ilikkus, kõik religioonid on nagu okeid, aga need inimesed, kes siis selle konkreetse alaga tegelevad, näevad nagu oma arust seda laiemat pilti, eks ole. Et näib mulle, et see on justkui selline hea viis luua suke petlik, eksitav asi, kus justkui nagu on olemas see Jumala asi seal ka. Ma olen kuulnud seda, et mõningad imeravijad, sensitiivid küsivad kliendi käest, kes tema juurde tuleb, et kas sa oled ristitud? Tavaliselt ristitakse ju kirikus inimesi, eks ole, ja mõnel on lausa seal piibel laua peal ka, tal on kõik muud asjad ka, eks ole, millega ta seal ennustab ja kõik, ma ei tea, vahendid, aga piibel on ka. Ja tekibki siuke mulje, et kas on üks meie omadest või? Nii et on siukene sogapuder natukene, et kus mingid elemendid nagu on justkui sees ja sa võid saada petetud, on ju, et kuule, need on ka võib-olla usuinimesed sinna tegelikult ei ole, eks ole. Et see on, mis minu arust teeb selle maailma nõnda ohtlikuks. Et see on petlik oma loomuse poolest. Ta tõotab sulle vabadust. Tõotab sulle lahendusi. Aga sinu elu on ju hea näide sellest, et sa kõndisid järjest ühest teise otsides nagu, kus see vastus on. Sa mitte ei otsinud tingimata sellepärast, et teistele anda edasi seda, aga sa otsisid ju tegelikult ise vastuseid. Ja lõppeks ei leidnud. Ja, seal oligi, ma arvan, see, mida ma olen, või mis sõnaga ma olen kirjeldanud seda perioodi, oligi see lõksustunne. Lõksustunne. Et sa justkui nagu käidki nagu sellises nagu sellisel rajal, kus sa tahad justkui nagu head ja seda puhtust ja seda nagu valgust ja seda ju kõik see eesmärk ju oli ka, et oleksid ise ju puhas ja saaksid teisi aidata, on ju, aga sa justkui oled kuskil nagu lõksus, nagu see kõik oli selline, need õpetused on ju erinevad, on ju lõpuks tegelikult ma neid õpetusi enam nii palju ei tahtnudki, ma läksin nagu mingis mõttes lihtsalt enda sisse ja sellesse, ja astroloogia on siis see ka, mis jäi, et mul nagu see algselt oli hästi selline suur huvi kõige vastu, ma tegin kõik asjad läbi ja siis mul tegelikult see
mingi sisemine, ütleme siis, noh, ma arvan, tarkusega tegelikult ma ikkagi tunnen, et see oli juba Jumala selline juhatus mu elus on ju vaikselt, et hakkas nagu koomale tõmbama kõike, sest et see alguses see kõik see pott oli nii suur on ju, see muutus järjest väiksemaks. Viimane, mis mu elust tegelikult lahkus, oligi see nagu astroloogia. Et see oli nagu see, millesse ma olin nagu nii kinni nagu jäänud ja see mõjutas niimoodi, et ma ikkagi hommikul ja õhtul ma kogu aeg vaatasin, kus need planeedid asud. See oli nagu minu jaoks täiesti ebajumal, et see praegu ma mõtlen, see tundub nii selline nagu võõras on ju, et kus täna on selline, sa oled nagu see justkui Jumala tee on kitsas, aga tegelikult see on vabadus, see on täielik vabadus. Et sa annad, sul on nii lihtne, sa annad tegelikult kõik Jumala kätte. Sa ei pea selle oma tahte pealt midagi nagu siin pushima midagi, kõik on Jumala tahe. Sina oled ainult sõnakuulelik, on ju, jälgid, mis Jumal tahab sinu elus teha ja sul on nii suur usaldus, sest Jumal on hea ja ta teebki sinu elus, mis on hea. Absoluutselt. Aga Piret, kas sa leidsid endas ka mingid siis üleloomulikke võimeid või oli see ainult infotasandil, mida sa edastasid või tajusid ka, et mingisugused vaimsed jõud töötasid, mida sa nagu teadsid, et ei ole sinust endast? Et ma ütleme niimoodi, et ma need samad asjad, mida ma nagu endast tajusin, siis on ka tegelikult täna alles. Ehk siis, et ma ütleks, et hingevaenlane kasutas ära Jumala ande minu sees. Et ma nagu mingeid asju nagu, oligi kas siis, ma ei tea, kuidas siis ma mõtlen, kas selline nagu prohvetlik anne, nagu et sa mingeid asju tajud ette sulle, et see sünnikaart oli justkui mingi selline nagu ka vahend, mis siis mingeid asju minus siis nagu sellises nagu avas. On ju, ja siis nagu läbi unenägude ja et kuskilt maalt see tuli info või mingeid asju ma lihtsalt nagu teadsin, aga ma ütleks, et ma olen ise nüüd nagu jälginud, et see ei ole nagu täna selliselt nagu ära kadunud, et võib-olla lihtsalt see, et kuna ma puutusin hästi palju kokku nagu teiste inimestega ja ma kogu aeg inimesed must tahtsid teada, siis see nagu oli rohkem nagu aktiveeritud. Et täna ma seda nagu, ma ju ei võta kliente vastu ja ma niimoodi ei kasuta. Et ma ise olen sõnastanud selle niimoodi, et mingisuguse nagu Anni Jumal on mulle juba varem andnud ja see on lihtsalt oli nagu vales maailmas kasutusel, ütleme nii. Vale isiku käes. Jah, et vale isiku käes, et lihtsalt läbi selle minu vaba tahte, kuna see huvi selle astroloogia vastu oli nii suur, on ju, et siis ma arvan, et see hingemaelane võiski seal võtta selle, minu selle Anni ja selle huvi ja kõik need inimesed ja siis sealt nagu oma neid plaane. Tirida sind rohkem nagu selle kogu asja sisse selle kaudu, eks ole. Et jah, et ma ei ütleks, et mul rohkem mingid üleloomulikke võimeid või midagi oli või et ma sealt nagu oleksin saanud sellist mingisugust nagu tasu sellisel kujul, et seda ma nagu ei taju ise. Et ma olen ise nagu neid tunnistusi kuulanud, vaadanud, on ju, kus neid lugusid on, aga ma ei ole nagu ennast selle siis ära tundnud. Kristlastena me täna teame ja nii-öelda paneme selle diagnoosi sellise maailma opereerijatele, et tihti nad tegutsevad kurjade vaimude mõjul. Kas nad siis teadlikult või mitte teadlikult, aga see üleloomulik informatsioon ja kuigi on olemas tõesti niisugune prohvetlik and inimestel ja sellest ma täna siin hetkel ju ei räägi, aga kus on mingisugused jõud, mis nende läbi toimuvad. Siin kuskil võib-olla, ma ei tea, Nigeerias ma olen kuulnud lugusid, nõiad seal teevad niisugused imepäraseid asju, ühesõnaga, et tead, mingisugused muutumised toimuvad, nende suust tulevad, ma ei tea, mingi äkki ämlik välja ja seal kuskil peegelpildis selles kausis on näha selle teise inimese pilt, kelle pärast tuldi nõia juurde, et see teine inimene seal sureks ja äkitselt selle näo pilt ilmubki sinna, eks ole. Need on niisugused reaalsed asjad ja need on üleloomulikud asjad ja need ei ole inimlikud. Nii et seal taga peavad olema vaimsed jõud ja me kutsume neid teemoniteks, me kutsume neid kurjedeks vaimudeks, sest kui see ei toimu Jumala üleloomuliku väe läbi, siis selle taga inimesel endal ei ole niisugust väge. See on selge, eks. Ja kui palju sa arvad, et inimesed, kes tõsiselt on selle esoteerika maailma süvenenud, meie Eestis siin ka imeravijad ja sensitiivid ja kes iganes, aduvad seda, et nad on nagu korjanud külge endale mingisugused kurjad
vaimud, kes neid kasutavad, nemad kujutavad ette, et see on nagu Jumala vägi, võib-olla isegi või universumi vägi, mis nende läbi toimib. Kui aga tegelikult on seal teemulik vägi nende taga. Ma arvan, et see on väga suur nagu enamus, ma arvan, miks, kui nad tajuksid, et see ei ole õige või midagi, siis nad ju otsiksid ju lahendusi, et ega ma mõtlen ise, et sul peab tekkima nagu sinu sees see võrdlusmoment ju, sest mina arvasin, et nii peabki nagu olema, et see tunduski nagu et ma sain alles siis aru, kui ma olin nagu päästepalve ja kõik selle teinud ja kui ma olin nagu juba muutunud ja nagu uuena nagu sündinud, et siis, et vau, et see, kus ma ennem olin. Ja, see kontrast tuli nüüd esile. Ja, et mis tunne siis oli ja mis tunne nagu praegu, et minu elus võib-olla oligi see, et ma nagu isiklikul tasandil nagu kõige rohkem neid, kuna ma nii palju neid töötubasid nagu siis külastasin ja kõiki neid asju proovisin ja tegin, et ma arvan, et need sidumised olid nagu nii suured minus, et ma ei saanud isegi nagu aru, et ma mingi hetk nagu seda pimedust ja seda, võib-olla nimetakski pimeduseks, et seda pimedust oli, kus siis nagu need sinu nagu need nõrgad kohad on ju, kuna mul oli vaata nii palju neid traumasid nagu lapsepõlvest ka on ju, et need on nagu need kohad, kus millega siis mind kogu aeg nagu sinna nagu jälle kuskile nagu aukudesse tõmmati, ma ei saanud nagu nendest nagu välja, siis sa justkui nagu jälle leiad mingi sellise nagu parema pinna on ju ja siis jälle tõmmatakse auku, see pimeduse ja valguse nagu mäng käis hästi tugevalt kuni selle hetkeni, kui ma hakkasin käima kirikus. Ehk siis ma lõpetasin ju kõik need asjad ära on ju, kõik, millega ma olin nagu seotud ja siis hakkas see puhastus peale, siis ma sain selle mingi ka kaitse või sellise, sest enne ma olin nagu justkui oma arust mõtlesin kogu aeg nagu valgus on ju, aga ma kogu aeg olin nagu selle pimedusele, nagu mul ei olnud mingit kaitset sees, mul see nagu vaim ei olnud ju jumalast nagu kinni või fikseeritud või jumalaga lepingus on ju ja see kõik oli nagu selline. Ja, Jeesus ei olnud su issand ja sa ei olnud oma elu tema kätesse üldse andnud, eks ole, aga olles nii sügavalt selles pimeduse maailmas sees, kuidas ikkagi see esimene läbimurre tuli Kristuse suunas, mis hakkas sind liigutama selles suunas? No tegelikult see hakkas ikkagi peale aastaid tagasi nagu mingil määral hästi vaikselt kuskilt siit-sealt, ma ei tea, mingid YouTube'i videod, kus lihtsalt nagu räägiti nagu jumalast, aga see oligi nagu läbi selliste selline see segamiks oli. Ja segamiks. Aga see oli juba see jumal nagu mind hästi kõnetas, siis ma nagu vaatasin neid videoid asju, siis mingi, ma mäletan üks hästi hea sõbranna ees hakkas käima seda Kristuse teed ja hakkas nende üritustel käima ja sai ristitud ja päästetud ja põletas oma tarod ära on ju. Wow. Et kuna ta oli mulle nagu hästi lähedane ja meil nagu hästi palju suhtlesime, siis mulle tundus see nagu alguses väga imelik, miks ta nii teeb, põletab oma tarod ära. Samas oli väga tugev selline mõju, eks ole, lähedane inimene ikkagi. Ja kuna me alati asju nagu arutasime, et mis nagu enda sees nagu toimub ja neid vaimumaailma asju ja tema oli ennem ka hästi tugevalt selles esoteerikas, siis see oli mulle nagu põnev. Aga mina ikka jätkasin oma asju, et mis asja, mis mina, et miks ma ei hakka ju samamoodi tegema, aga kuidagi siis hakkas nagu tulema neid, ma ütleme nii, et mina nagu seda pilti vaadates, siis Jumal hakkas kasutama neid inimesi, kes nagu tema selles ka kuningriigis olid, kas kuskil mingi vana tuttav, kes oli usklik, keegi kuskilt midagi kuskile kutsus, tegi, et seda Jumalat järsku hakkas tulema järjest rohkem ja rohkem ja siis oligi mingi periood, kus jälle see pimedus oli nagu nii tugev, siis ma mäletangi, ma nagu ütlesin, ma rohkem ei jaksa, ma ei taha, nagu ma ei mäleta kõik, mis siis toimus, on ju. Ja ma ei mäletagi, mis lubadusi ma kuskil universumile andsin või siis mul ei olnud Jumalat veel ja mis ma kõike nagu palusin seal ja ma ei tea, siis kuidagi jälle kuskilt keegi tuli, kutsus vahepeal kirikusse, siis korra käisid, on ju, ja siis oligi, et mingi eelmise aasta märtsis siis oli. Aga miks sa püsima ei jäänud või seda päris klikki ei käinud ära? Ei käinud, jah. Et ma ei teagi, ma ei oska öelda, mis see nagu... Mis sa tol ajal siis üldse nagu tundsid kirikus? Vaatasid neid inimesi seal? Mõtlesid, et huvitav... Mul on kirik, see pühadus on mind nagu alati see on... Ma olen tundnud seda seal. Kas sa tajusid seda, et neil inimestel on mingi ühendus Jumalaga? Kas selleks saaks Jumala isik, nagu sinu jaoks oli juba selgeks saanud, ei olnud veel? Ei olnud veel, jah. Aga ikkagi midagi sa pidid tajuma seal, et nendel inimestel on midagi sukest tõelist, et nad ajavad seda oma asja nagu täie südamega, eks ole. Et kristlasi ma ise olen juba varasemalt, ütleme siis võib-olla märganud ja lihtsalt nagu, et seda rõõmu ja seda nagu
noh, sul ei ole neid maske ja sa lihtsalt nagu oledki nagu see mingi armastus või mingi selline puhas selline olek. Ja siis ma mõtlesin, kas see on päris või, et kas see nagu et kus kohast see tuleb, vaata, et mul on nagu neid mõtteid juba varem olnud, aga ütleme siis kirikus käies ma pigem see ruum ise ja ütleme võib-olla siis ka need pastor ja ütleme see Jumala sõna seal ja siis sa nagu selle kaudu lihtsalt tajusid seda pühadust, aga see oli ka siis ma ei jäänud, aga lihtsalt eelmine aasta märtsis mul oli elus endal hästi segane periood, et sellised mitu nagu vaipa kuidagi tõmmati alt ära ja siis ma isegi ei mäleta, miks ma teadsin, ma pean hakkama kirikus käima ja siis ma istusin iga pühapäev kirikus ja siis ma tundsin, et minuga lihtsalt hakkas midagi nagu toimuma. Et kui ma olen ise nagu hästi tundlik selle sisemaailma selles osas on ju, et mingi selline nagu puhastus, ma nimetaks selle sõnaga puhastus. Et isegi enne seda, kui kirikusse läksid selline nagu need asjad, mis minuga seotud oli, kõik läks hästi intensiivseks korraks, aga peale kirikut oli rahu. Ja see toimus niimoodi, siis ma sain aru, et ma pean minema sinna, et see alandlikkus, mis minus nagu ärkas üles selline, et ma mäletan, ma sõbrannale kirjeldasin ka, et see kirik ja see Jumala sõna ja kõik see mõjub mulle niimoodi nagu mitte ükski teraapia, mitte ükski mingi töötuba, mitte midagi, kus ma kunagi käinud olen, pole kunagi mõjunud. Ja siis tegelikult on see, et sa lähed kirikusse, sa isegi ei räägi kellega, sa lihtsalt istud seal ja see asi, see ruum, see ütleme Jumala kohalolu mõjub sulle nii, nagu mitte ükski muu asi, mida ma varasemalt olin selle kõik, mis ma läbi käisin nagu kogenud ja see oli minu jaoks nagu, et vau, mis see on. Sest sa olid ju otsinud nagu lahendusi ja tervendust enda hingele ja oma nagu lukustusest lahti saada ja mõista iseennast ja mõista maailma, mõista teisi, eks ole. Ja mida rohkem sa ühest asjast teise läksid, seda vähem nagu oli vastused ja nagu sa ütlesid ühel hetkel nagu sinu eluvaibad ühel või teisel viisil tõmmati jalge alt ja näis, et kogu sinu pingutus selle nimel, et mõista ennast ja elu päädib sellega, et kõik kokku hoopis kukkuma, eks ole. Ja see natukene nagu raputas sind siis reaalsusesse, et sa jõudsid tegelikult Jumalale lähemale, eks ole. Aga millal see klikk sinus ära käis? Sa tundsid neid tundeid seal kirikus, et sa leidsid rahu ja leidsid mingisuguse tasakaalu või harmoonia seal enda jaoks. Aga sa ei olnud veel pühendanud oma elu teadlikult Jeesusele, Kristusele, sa ju ikkagi veel elasid selles pimeduse maailmas, aga see Kristuse valgus nüüd vaikselt oli hakanud särama sinu elu ukse vahelt sisse. No ma kuskil pool aastat iga pühapäev ikkagi, kui mõni pühapäev jäi vahele, siis ma nagu midagi oli puudu, et ma kogu aeg andsin pühapäev, et ma saaks jälle kirikusse, aga selle poole aasta jooksul see puhastus oli selline päris tugev, et väga palju oli selliseid hetki, kus ma pidin minema nagu tohutult nagu alandlikuks ja olingi põlvili ja nagu see nagu neid, ütleme selline nagu murdmine käis või mingi asja murdmine minu sees. Et selline alandlikuks tegemine läbi erinevate elusündmuste ja siis ma Jumal tegelikult ise jälle nagu tegi selle järgmise kohaga, et mul see klikk tekiks, sest et juhuslikult minu tööl pandi mulle üks klient, kes siis on 72 aastat usklik olnud, täna ta on 93 aastane ja siis tema tuli, ühesõnaga Jumal sättis mu ellu sellise inimesega, kellega mul on hästi suur ühisosa, saarlane ja mingi mis iganes veel on ju, et ja siis tema kaudu sealt tulid mulle mingi sealt Taevas 7 mingid lehed ja siis ta hakkas mulle rääkima ja siis muudkui see huvi kasvas ja siis ma vaatasin neid saateid ja neid doksaateid Jeesusest ja kõigest ja siis järsku käis see klikk ära, et aga Jeesus ongi päriselt olemas, Jeesus ongi päris, ja siis ma mäletan, mul jõudis ka see kohal, et see on kogu aeg olemas olnud, et inimkonnal on selline tohutu kingitus, ma mäletan seda rõõmu ja nagu mingi asi sees nagu ärkas täiesti ellu, ma mäletan, ma läksin järgpäev kirikusse, pühapäev oli pastorile ka ja ma olin nagu nii, ma särasin, ma olin nii üle võlli nagu rõõmus, selline nagu väike laps, kes on, ma ei tea, mida saanud, et see, ma mäletan siiamaani seda tunnet, et need kohtumine Jeesusega muutis su elu? Jah, see muutis mu elu. Mis sa sealt muutma hakkasid pärast seda? No peale seda ma saingi tegelikult pühavaimult sellise nagu kui juhatuse, et kõik see tuleb lõpetada. Lõigata läbi see vana maailm, eks ole? Jah, sest ma veel proovisin seda teha, aga siis hakkas ma ka toimuma selliseid asju, kus ma seal kukkusin ja väänasin jala välja ja mingid sellised ümberringi veidrad asjad, siis ma päevapealt panin oma selle veebipoe kinni, siis on ju kodulehe, kõik asjad,
see oli vist päris raske otsus. Jah, sest et ega ma tegin selle otsuse ära, on ju, aga see, seal oli ju ka minu identiteet oli seal kinni, on ju, ja siis ma mingid kuud, ma mäletan, ma nagu hõljusin, ma olin nagu täidetud jumalaga, on ju, ma ei saanud täpselt aru, kes ma olen, kus ma olen, mis ma pean nüüd edasi tegema, aga kuskil oli mingi selline see rahu ja mingi usaldus, on ju, et see justkui nagu reaalsuses nagu hästi palju muutus ja mingid asjad kukkusid kokku, on ju, nagu, et see kaardimaja, mis ma nagu ehitanud olin, see kukkus kõik kokku, aga kuskil oli see mingi rahu ja see nagu see hoitus või see. Oli see su peamine sissetulek allikas või lihtsalt kõrval sissetulek? Kõrval sissetulek, aga ikkagi ta lõi nagu korraks sassi mingid asjad, et aga ikkagi jälle see, ma ei tea, mingi rahu, mingi asi oli mu sees, et kõik saab korda ja et see periood läheb mööda ja tulid vastused ja tulid lahendused. Nii et kas sa, Piret, ütleks ka, et sa ise, olles tulnud sellisest nagu esoteerilise maailma keskelt, okultistlike praktikate keskelt, kus need kurjad vaimud väga toimetavad ja tegelikult see petlik, eksitav ja ohtlik maailm, et sinu enda vabanemine siis ka nii-öelda sellest praktikast endast, aga ka need vaimsed jõud kindlasti ju alguses kohe võib-olla ei tahtnud päris kriipsu peale tõmmata ja mingid hetkele jälle huvi võib-olla, et visata pilku asjadele, et vaenlane ju ei löö lihtsalt kohe käega, eks ole. Ja tulevad mingid rünnakud meie elu vastu ja nii edasi. Aga sa tunned, et sinu vabanemine on tulnud esile, kus sa oled suutnud läbi need asjad lõigata, seista vastu nendele vaimsetele jõududele, midagi võib-olla on vaja olnud sõidelda, meelevald selle üle võtta, tegeleda sellega, et nagu öelda, maja on puhas nüüd. Kas maja lõpuni on puhas? Ma arvan, et ma olen selles protsessis, aga ma kindlasti selle, ütleme nüüd kirikus sellist intensiivsemat käimist on üle aasta, et ma kindlasti olen hästi palju muutunud selle ajaga ja nagu õppinud seda vaimumaailma siis mõtestama läbi Jumala sõna. Ja sealt ka nagu saanud seda neid kokkupuuteid juba siis nendes, neid sõdimisi on ju, ja siis sealt nagu saanud siis need uued tööriistad, et jah, kogemus on olemas, aga kindlasti see muutumine plekivabaks alles on käimas. Ja ma arvan, et Jeesus ju on puhastanud meid, kes me oleme tema juurde tulnud kõigest patust. Aga teinekord on mingisugused hingelised sidumised, võib siis niisugused vaimsed asjad nagu kokkupuude okultistliku maailmaga võib tähendada seda, et inimesed teadmatuses kannavad mingisugust kurja vaimu sidumist. Ja ma mäletan, kunagi nõude ajal tuli üks selline imetervendaja või kuidas teda nimetati. Minust nimi oli Kaspirovski ja ta siis hakkas tegema saateid ja inimesed, ma ei mäleta, mis päeval ta seal tuli pühapäeva hommikul või siis vaatasid ja siis ka vist panid käe oma koha peale, mis haige oli ja siis väidetavalt mõned said terveks ja nii edasi. Ja see huvitav oli see, et ilmselgelt see mees ei on mingisugune jumalasulane, vaid just nimelt oli ka niisugune esoteerika mees, kes siis mingite üleloomulike võimete läbi seda nii-öelda tervenemist edasi andis, aga tihti inimesed leidsid seda, et kui nad ühest asjast olid ka nagu saanud terveks, mingi aja pärast said nad mingi diagnoosi või et olla päris täpne, neil tekkis mingisugused komplikatsioonid, millele arst ei osanudki diagnoosi panna. Või äkitselt nende abielu lagunes ära, et niimoodi või tuli mingisugune finantskriis. Ja et see on nagu asjatu arvata, et sa lähed kuradi juurde vabaks saama ja et tema annab sulle vabaduse. Sest Piibel ütleb, et Jeesus tuli, et tuua meil elu ja seda ülirohkesti. Vaenlane on tulnud ainult ühe põhjusel, et tappa, varastada, hävitada. Need on tema 3 agendat jätkuvalt. Ta võib anda sulle ühel hetkel nagu sellise tunde, et just kui mingi asi sai terveks või mingi asi nagu lahenes ära. Aga tegelikult ta ei lase sind kunagi sealt lõo otsast lahti. Nii nagu sina olid ka, eks ole.
kogu aeg oli ikka midagi nagu puudu, eks ole. Midagi nagu sai paremaks, mingi tunne nagu oli, aga samas see sidumine oli kogu aeg sinu elu küljes, on ju. Nagu lõpmatu sükene jada, on ju. Ja ma kunagi olin jõusaalis ja üks naisterahvas sõitis mu kõrval, ma isegi teadsin teda, meie linnas kuskil äkki ta oli mingi maakler või asi. Ja siis ta ütles niimoodi, sõidab seal, räägib oma sarantsiga, ütleb niimoodi, et ma käisin just selle imeravi juures ja ma ei tea, kes seal Pärnus siis need on või kus ta käis. Ja ütles, et ja selg on sellest ajast saadik terved. Ja ma mõtlesin endamisi, võib-olla tõesti korraks selg sai terveks, aga vaata, mis edasi hakkab juhtuma. Kui sa lähed kuradi juurde abi saama, siis see abi, mis sa saad, see on ajutine esiteks. See on nagu alkoholi, jood purju ennast ja mõtled, et nüüd on kõik läinud. Aga hommikul, kui sa tõused ülesse ja vaatad ennast peeglis, siis kõik su probleemid vaatavad jätkuvalt sulle näkku, eks ole. Või teed narkotsi või mis iganes siis kurjuse maailmas tehakse. Ükski nendest ei ole nagu jäädav lahendus. Ja sellepärast see on petlik. See näib justkui, et sa saad midagi, aga teispoolt vaenlane seob sind mingi muu asjaga. See on vähemalt minu kogemus olnud. Nii et tõelist vabadust on võimatu leida sealt pimeduse maailmast. Ja sinu elu tegelikult on ka näide sellest, on ju. No seal ongi pigem see vastand, et see vabaduse asemel on sul nagu lõks. Aga see on nagu nii peenelt nagu ära peidetud või see ei suuda nagu seda, ütleme, et sa vaatad oma ümber, sa näed ju seda reaalsust on ju endal, aga sa ei suuda seda nagu ära siduda, et see tuleb sellest või sellest, et ma tegin seda või seda, et sa lihtsalt elad selle sees, on ju, ja kui Jumal ei kutsu sind, siis tegelikult sa ei saa sealt välja, on ju, et sa oledki sellega seotud. Sest nii minul nii täpselt oligi, et ma oma arust ju justkui nagu tegingi nagu seda tööd, et inimesi aidata, teadlikkust tõsta, on ju, ja tegelikult nagu kogu aeg olin ise selja tagant mingite asjadega nagu seotud ja mul pole ju tegelikult lõpuni jälle õrna aimugi täna kõik see info, vaata, mis ma nagu inimestel on, kas ma ise olen nii tugev, et ma blokeerin ära selle, mis nagu sealt hingevaenlaselt tahab tulla ja inimesteni nagu jõuda läbi minu, on ju, et ma olin ju ise nagu mingi, ma ei tea, mis see sõna, nagu vahend, ütleme siis ka kuradile võib-olla, on ju, jah. Et tema ju kasutab mind, on ju. Tööriist. Jah, tööriistana, on ju. Ütleme, kristlasena nagunii toimub see võitlus seal, on ju, et aga sul ei ole seda tööriistava. Sul ei ole seda kaitset nagu peale, et ise nagu sellega hakkama saada, et see asi on sinust tugevam. Sa võid teha ükskõik mida, aga see on sinust tugevam. Et mul olid õised rünnakud ja neid asju oli nagu erinevaid. Et ma mäletan küll seda meie isa palvet, ma olen kogu aeg teadnud. Et seda ma kuidagi nagu, see tuli jälle kuskilt alateadusest või kuskilt kaasa antud, et see on nagu mingi selline kõige võimsam asi, on ju. Et siis seda sa võisid une pealt nagu lugeda, on ju. Aga see, et nagu täielikult lähed nagu Jumala tahte alla, vaata seda nagu ei juhtunud enne eelmist aastat. Aga mida sa ütleksid kokkuvõtvalt inimestele, miks on sellise esoteerilise maailmaga ohtlik üldse kokku puutuda? Ongi see, et igasugune selline vaimumaailma torkimine, et kus me tahame ise midagi nagu teada saada ja mitte nagu ütleme, et see ei ole ka mingi pahatahtlik ettevõtmine, see kõik, see tahadki... Ja sa teed seda susust. Lähen nalja pärast lähen korra sensitiivi juurde, aga kurat ei mõtle nalja pärast. Jah, et sa ei tea kunagi, vaata, mis sealt nagu kaasa tuleb, et selle vastusega, mis sealt saad, selle mis iganes või teinekord ka ise inimesed väga palju ju teevad seda, kes lähevad ise õppima, inimeste endal on ka see huvi nii suur, minnagi, ütleme seal tarosid panna ja kõike seda, et ütleme, et see vaimumaailmaga see mäng on nagu hästi-hästi ohtlik on, et inimene, ta peakski nagu vaatama, mis ta elus toimub, on ju. Esiteks juba see hingevaenlane saab ju ka selle, sinu enda protsessidele ligi, on ju, need mingid sundmõtteid on ju, ärevused, väga tihti on see ärevus on hästi suur asi, mida see maailm ja see sidumine sinuga kaasa toob, sa võid käia arste mööda, sa võid võtta rohtusid ja asju, aga sa ei saa vabaks. Ehk et selle alge on nagu vaimne, mitte füsioloogiline. Jah, et väga tihti on nagu sellises, et siis ongi see, et kas mingid asjad elus kogu aeg hakkavad juhtuma, et mingid asjad, ma ei tea, suhted ei tule välja, on ju, et ma ei tea, finantsiliselt on raske, ütleme, ma ei tea, kinnisvaraga seotud, mis iganes, erinevad probleemid, mille alge või, ma ei ütle, et 100% on, aga see võib olla
seotud nagu siis sellega, et noh, tasub üle vaadata, see on, saab pikka nimekirja teha, et kas sa oled seal käinud, kas sa oled seal käinud, kas sa oled seda teinud, kas sa seda usud, mis asjad sul kodus on ju, mis asju sa kummardad, mida sa hoiad, vaata, et kus sa nagu ütleme, noh, piibel on mingis mõttes ka see vaimumaailma nagu ütleme selline nagu noh, seal on seadused või nagu reeglid on ju, et kuidas elada nagu puhtana ja kui sa ei ela puhtana, see ongi nagu Jumala seadused on ju, et siis kui sa neid rikud, siis sa ei ela puhtana ja siis sa tegelikult saadki enda ellu neid probleeme, sidumisi on ju. Ja inimesed vajavad vabaks saada, isegi teinekord, kui nad tulevad Kristuse juurde, pühendavad oma elu temale, aga kuna nad on kokku puutunud sellise esoteerika maailmaga nagu teadlikult ja käinud kuskil, teinekord nad ei adu, et nad on korjanud külge omale mingisuguseid teemoneid. See võib olla mingi hirmuvaim, himuvaim, mingisugused muud vaimud, millega nad võitlevad ja nagu sa ütlesid, mingid asjad on nagu seletamatud. Loomulikult me kõik teeme siin elus otsuseid ja valikuid, mis põhjustavad teatud tagajärgi, eks ole. Suhted on niikuinii keerulised, aga see võib olla niimoodi, et inimene ei saa üldse mingist kohast üle, kogu aeg nagu on mingisugune sein tuleb ette, eks ole. Nagu vaimne jõud seisab talle vastu. Nii et see vabaks saamise teema, näiteks kui me vaatame apostlite tegude raamatusse, seal Filippus läks Samaaria linna, kuulutas neile Kristust. Samaaria linn võttis Jumala sõna vastu, mitte 100%, aga väga palju inimesi sai seal kristlasteks. Ja me loeme seal, et rahvas pani nagu ühel meelel tähele, mida Filippus rääkis ja pani tähele, et kurjad vaimud läksid suure nagu hüüdmisega välja. Mis tähendab seda, et ja me loeme sealt veel ju, et selles linnas oli eelnevalt üks nõid Siimon, kes oli eksitanud tervet seda linna, nii suuri kui väikseid, nimetanud ennast Jumala nagu, või ütleme, et see, mis tema elus toimis, oli Jumala vägi ja rahvas pidas tast ka nagu väga lugu ja arvaski, et ta tegutsebki Jumala väega. Tegelikult muidugi me teame, et see ei olnud niimoodi. Nii et paljud inimesed seal vajasid vabaks saamist ja sellepärast nii palju ka neid kurja vaime Filippus ajas välja, nad läksid suure kisendamisega välja. Ja me loeme seda seal ka, et see nõid Siimon isegi sai päästetud ja ristitud. Aga hiljem, kui tulevad Johannes ja Peetrus sinna ja palvetavad rahva eest ja nad püha vaimu saaksid, siis nõid Siimon pakub raha selle eest, et saada ka püha vaimu. Nüüd ma täpselt muidugi ei tea, kas ta nägi nende nagu esoteeriliste võimete läbi, et vaimumaailmas nagu, et püha vaimu vägi, vau, et see on midagi palju suuremat kui see, millega mina opereerin. Või lihtsalt toimusid seal inimestega nagu silmanähtavalt mingisugused vägevad muutused, mis pani teda mõtlema, et kuule, seda nagu tahaks ka oma arsenali saada. Eks? Kuigi ta igati pidi nagu näis olevat muudetud mees või nagu usklik mees, tegelikult ta ju lõppeks ei olnud ja Peetrus siis nagu vaimu anni läbi tajus, et ta on ülekohtu sõlmes ja vihasapis kinni ja lõppeks sõitleb seda meest ja ajalugu räägib, et ta tegelikult ei pöördunud lõplikult, vaid lõpetas Rooma linnas ja tegi seal nõidumist edasi ja väidetavalt tal oli isegi mingi kuju sinna püstitatud. Aga muidugi, mis hea see juhtus, oli see, et kui Kristus tuli linna, siis nõid Siimon pidi sealt jalga laskma, eks ole, et see Samaaria linn sai vabaks. Aga et inimesed teinekord vajavad hiljem vabaks saamist, kuigi nad on pühendamise Kristusele teinud, aga need vanad sabad, need jõud, need teadlikud nii-öelda lahtiütlemised mingitest asjadest ja läbi lõikamised. Et kui mina sain päästetud, siis minu pastor ütles mulle, et Janno, kui keegi on sulle ennustanud või sa oled uskunud mingit horoskoopi, et ta ainult Jumala vaimu läbi võis seda teada. Minusugune noor mees, 17-aastane oli nii huviga neid asju lugenud. Ütles, siis need ennustused kõik on tühised sinu vastu. Sest sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Vana on möödunud, kõik on uueks saanud. See on läbi lõigatud, sa oled uus loodu. Ja ma võtsin selle usus vastu. Aga mõningad asju ma pidin ikkagi hiljem veel läbi lõikama, nagu näiteks hirmuvaim, mis ründas mind ja mingisugune kartus nagu vaimude ees või surnu vaimude eest ja midagi, mis tolle ajal oli kuidagi nagu minusse nagu süübinud ja võttis nagu vabaks saamist. Ehk et meie sõnum on see,
et sa tuled Kristuse juurde, tänu Jumalale selle eest, see saab sinu uueks alguseks, aga sa vajad võib-olla oma maja veel mõnda aega nagu kasida, et kõik asjad saada nagu vanad asjad välja ja puhtaks ja minema. Sul on märkmikus seal mitmeid põnevaid kirjutisi. Kas on midagi, mida me täna siin ei rääkinud, millest sa tahaks veel rääkida, midagi esile tuua? Olla nagu ettevaatlik, et võib-olla ka see sõnum nendele, kes siis ka võib-olla, kes seal esoteerika nagu maailmas nagu on ju, et kuidas siis ka võib-olla sealt nagu välja saada, et tegelikult et see ongi läbi, ütleme, et see, kuidas ma ütlen siis, tee on ikka läbi Jeesuse. Ei ole teist nime taeval, milles meid päästetakse, kui ainult tema nimi, eks ole. Ei ole teist suuremat nime. Et mulle isegi tundub, et see, et sa lihtsalt nüüd täna ma enam ei tee seda, et isegi see ei lõpeta ära kõiki neid sidumisi asju, et see enda nagu vägi ei ole nii suur, et see minu otsus asju lõpetada nagu teeks sind vabaks, et selle jaoks on vaja midagi. Sa võib-olla vajad paar, 3-4 õde-venda, kes palvetavad sinu eest ja aitavad sul nagu vabaks saada ja juhatavad sind nagu mida teha, et need asjad läbi lõigata. Esiteks muidugi, me palume andeks Jumala käest, et me läksime sinna territooriumile. Teiseks, ütleme lahti sellest vaimse maailma praktikast, mõjust ja tagajärgedest ja usus rakendame Jeesuse verd enda üle. Selle verel on kaitsev vägi, on ju. Ja palume, et Jumal täidaks meid püha vaimu väega, sest kui see koda on täis Jumala väge, mäletab, mida Piibel ütleb, kuri vaim, kes on välja aetud, käib mööda kuivi paiku ja siis tuleb tagasi, ütleb, et ma naasen sinna, kus ma oma kotta, ta peab seda nagu oma ojaks, eks ole. Ja ta leiab selle tühja olevat. Ja siis ta tuleb sisse, võtab 7 hullemat kaasa, nii et me kindlasti peame olema täidetud püha vaimu väega ja mitte nii-öelda jätma asja nagu sinna paika ja vaenlane kindlasti püüab tšekata mingi perioodi tagant, et hei, kuidas sul läheb selle asjaga? Ta ikka kogu aeg kontrollib. Äkki ma saan selle vana asjaga uuesti tulla, Aga mina ikkagi täna beebikristlasena usun seda, et kui ma ikkagi saan päästetud ja ka ristitud, et siis et seal vaimus, vaim on nüüd ikkagi on lepingus Jumalaga ja vaim on Jumala. Sa oled Jumala laps, just. See, mida see hingevaenlane veel teha üritab, on seal hinge tasandil on ju neid asju seal segadust külvata ja kõigutada ja kõike seda, et see. Aga sellepärast me peame enda meeli uuendama. Et see toimub tasapisi. Jumala sõnaga, just. Ja õppima tundma, kes meie oleme Kristuses Jeesuses, mida me suudame temas ja mida vaenlane enam ei suuda meie vastu, sest et on võidetud vaenlane, eks ole. Ja kõik see on nüüd see koht, kus minu mõtlemine hakkab muutuma. Ja muidu ma mõtlen, et see asi omab võimu minu üle, ma ei saa sellest kunagi lahti, aga nüüd ma mõistan, et hei, mul on tegelikult, minu sõnades on ka vägi. Isegi kui ma ütlen, et ma olen rohkem kui võitja, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ma juba hakkan nagu ehitama ühte vaimset edenemist, et murda välja sellest olukorrast. Nii et see, miks me nagu oma meeli uuendame, et me peame teadma, kes me oleme Kristuses, mida Jumal meie jaoks on teinud, mida ta on juba valmis pannud meie jaoks. Need on ju tõotused nagu Efeslaste kirjas, me loeme, et me oleme asetatud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Mitte, et kunagi saame istuma, oleme juba. See on meie positsioon, see, kuidas Jumal meid näeb. Et me oleme puhtaks pestud, me oleme õigeks tehtud. Me oleme pühitsetud temas. Mitte, et kunagi saan pühaks. Ja oma ihu poolest ma ei saa tegelikult kunagi lõpuni pühaks. Hingemaailma kallal ma teen tööd. See on minu mõtlemine, minu tahe, minu emotsioonid, aga minu vaim inimene, see minu tõeline mina. See on tegelikult loodud Jumala sarnasusse. Sa oled niisama püha kui Jumal. Sa tegelikult ei saa enam pühamaks saada oma vaim inimese poolest, sest see on täiesti uuesti sündinud. See on sündinud Jumala vaimust. Ja uuendades oma meeli, sa tegelikult hakkad saama ka tugevaks hingemaailmas. Et vaenlane, kui ta tuleb oma rünnakutega, sa ütled, hei, tead, see vana asi ei tööta enam minu kallal. Muuseas, kui ma võitlesin nende hirmudega, ma tean täpselt, kus see mu ellu tuli. See oli ühel sünnipäeval, kui ma olin väike poiss ja
üks vähe vanem tüdruk oli seal, tegeles lastega ja hakkas rääkima niisugused õuduse, nagu tollel öeldi anekdoote, aga ja need olid siis nagu pere oli koos ja siis äkitselt öösel tuli mingi valge käsi sealt kardinast ja kägistas vanaisa ära ja siis kägistas vanaema ära ja siis nagu kogu aeg kägistas tervet peret, eks ole. Ja mingid lood ja ta rääkis neid üksteise järgi ja ma ei tea, kus ta neid nii palju võttis ja mina nagu kuidagi tundsin, et see kõik nagu sisenes minu sisse. Ja ma tundsin, kuidas hirmuvaim nagu see minu, tolle hetkel ma ei osanud seda defineerida sellise viisil, aga ma mäletan, ma tulin sealt toast välja pimedas, täiesti pimedas rääkisime kõik need asju. Siis mingi onu oli seal sünnipäevaline, kes ta iganes oli, tõmbas mind nagu püsti, võttis sülle, eks ole. Mina pistsin karjuma. Isegi imestasin, ema tuli sinna, mis toimub. Vaat sellest ajast saadik, ma ei julgenud üksi enam kunagi kodus olla. Ma kartsin neid vaime, ma ei teadnud täpselt, mis need on. Ma ei kartnud inimesi. Mul oli hea meel, kui mõni isegi kuskil, ma ei tea, mingi joodik või keegi, kes iganes kuskil oli või aken põles kõrval toas või majas, eks ole, aga et ma nagu neid vaime kartsin. Ja nüüd ma sain kristlaseks ja kohe ei läinud see asi ära. See oli isegi huvitav, et ma lugesin ühest raamatust, kuidas Jeesus ilmus ühele mehele. Kenneth Hagin oli selle mehe nimi, tema raamatut lugesin. Ja siis ma mäletan, ma lugesin seda, ma olin üksi seal kodus ja äkitselt hirm tuli mulle. Äkki Jeesus ilmub ka mulle, tead. Ja siis ma ei julge selle nägemusega nagu toime tulla või ma jooksen nagu hüppan aknast välja tead koos klaasidega. Ja siuke kummaline viis, kuidas see uus nüüd elu ja ma olen Jumala laps, aga see vana hirm, mis hoidis nii tugevasti kinni ja siis Jumal ütles mulle, sa ei saa sellest vabaks, kui sa ei konfronteeri seda. Sa pead selle vastu astuma. Nüüd, esoteerika maailmast võib tulla ka hirmuvaimusid ja muid asju, aga mul oli konkreetselt see hirmuvaim. Ja siis ma hakkasin sellega tegelema ja tead, see ründas mind keset palvet teinekord. Ma palvetsin oma kodus võõrastes keeltes ja äkitselt tuleb siuke mõte minu pähe. Kohe on koputus siin sinu ukse peale. Ja sa tead ju, kedagi kodus ei ole, keegi koputada ei saa, aga see, kes koputab, on üks vaimne olend. Mingisugune surnu vaim, mis iganes. Ja sa tead ju seda, et sa ei julge seda ust lahti teha, sest see nägemus, mis sealt tagant välja tuleb, sa lihtsalt ei, see on liiga hirmus su jaoks, sa lihtsalt, ja siis sa kangestud, sa ei julge kuskil minna, ainuke väljapääs on sealt uksest, on ju. Ja ma ei saa sealt enam välja, sest mingisugune vaimne olenda seal taga nii-öelda nagu. Ja ma mäletan, kuidas mitu päeva järjest see niimoodi, kui ma tunnen, et ma olen juba vaimselt kuskile jõudnud palves, äkitselt selline rünnaktad. Ja siis ühel päeval ma ütlesin, aitab, ma pean seda hakkama konfronteerima, tõmbasin selle ukse lahti, tead, ja muidugi midagi seal taga ei paistnud ega olnud, aga ma tundsin niimoodi, kuidas mu kuklakarvad kõik püsti tõusid ja ma ütlesin, Jeesuse nimel iga hirmuvaim välja siit majastad. Ja lõin seal ühe sükse öökapi pihta niimoodi rusika. Ja siis selle kapi uks, sükene lahti käib uks niimoodi, kukkus lahti. Ehmatsin selle peale ära, tead, veel hullem tunne oli. Aga siis ma käisin seal majas ringi ja sõitlesin neid vaime ja tundsin, et kuidagi õhk oli ikka kinni ja siis ma lõpuks ütlesin, iga vaim, kes ei austa Jumalat, välja siit majast. Ja siis ma tundsin, et tegelikult vabadus tuli. Aga siis hakkas see ründama mind öösiti, kosmaarides. Ma nägin öösel kosmaare, kus need samad asjad, ukse taga on mingisugune vaimne olend. Ja jälle oma unes, või selles nii-öelda luupainaja kogemuses, kus sa oled nagu pool ärkvel, pool unes, eks ole, ma tõusin püsti, jälle ma läksin ja tegin selle ukse lahti ja sõitlesin seda vaimu seal taga ja läksin alla korrusele seal suures toas ja siis köögis ja siis esikus ja lõpuks välisukseni ja siis ma tundsin vabadust ja siis ma ärkasin üles. Ja niimoodi oli mitu korda ja iga kord Jeesuse nimel, Jeesuse nimel. Nii et ma arvan, et üks relv, kui inimene tuleb välja sellisest esoteerika maailmast, on see, et ja sa oled saanud kristlaseks, aga sa tunned, et mingisugused rünnakud jätkuvalt tulevad, et sa pead konfronteerima seda vaimsust, seisma sellele teadlikult vastu Jeesuse nimel, võtma meelevalla selle üle. Ja siis sa võid ise tunda, et ma ise ka sulan ära siia hirmu kätte või kõige selle, on ju, sest see on niivõrd reaalne sel hetkel. Aga sa pead meeles pidama, et see, kes on sinu sees, on suurem kui see, kes on maailmas.
jah, ehk siis tegelikult see usuga tugev, noh, see, et sa saad rohkem osadusse Jumalaga ja sa usud seda, et see tuleb läbi sinu. On ju, et see Jumala vägi tuleb läbi sinu ja siis sina hakkadki. See ei ole mitte sina, see on Jumala vägi sinu läbi. Ja sina oled tema meelevalla all. Ja see ei ole mitte, et sina oled niimoodi otsustanud, tema otsustas niimoodi sinu suhtes. Ja kurjad vaimud põgenevad. Piibel ütleb, et minu nimel nad ajavad välja kurjad vaimud. Seiske vastu kuradile on Jakobuse kirjas 4.7, eks ole. Muidugi. Mul on see lahti siin. Alistuge siis just, Jumalale. Esimene salmi poole, istuge Jumalale, just. Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Millal ta põgeneb sinu juurest? Kui ta vastu seiske vastu Jumal, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb. Siis ta põgeneb. Sa pead talle vastu seisma. Ta ei põgene lihtsalt niisama. Sa pead talle vastu seisma. Sa pead seisma vastu, muidugi Jeesuse nimel, isegi kui ma ülistan Jumalat selle kõige keskel, ma sellega seisan ka vastu vaenlasele. Või ma hakkan lugema piiblit või tsiteerima Jumala sõna. Või vaenlane paneb sükse mõtte pähe, et täna ära mine kirikusse. Ma seisan sellele vastu, eks ole. Ma pean vastu seisma. Himu vaimule vastu seisma, mingisugusele hirmu vaimule vastu seisma nendele mõtetele. Kuidas ma seisan selle vaimule vastu? Ma seisan vastu nendele mõtetele. Hakkad seda vaba tahet suunama, tegelikult on ju, sa konkreetselt viidki selle Kristuse juurde ja ütledki, kes sa oled ja läbi see, ma tugevdan oma identiteeti Kristuses. Et see muutuks sulle nagu loomulikuks mõtteks, et see nagu läheks sügavale alateadvusesse meile. Et sa kogu aeg sisendad, lõpuks ongi see identiteet niimoodi vaikselt nagu muutubki. On ju. Ja ma sõitlen vaenlast. Ma mitte lihtsalt ei istu seal ega oota seal, ega tead, ma võtan meelevalla seda. Nii on. Ja, see on see, mis Jumal on meie kätte andnud, see on vaimne sõjapidamine ja eriti inimesed, kelledel on olnud kokkupuudet sellise esoteerilise okultistliku tagapõhjaga, peavad nende asjadega paratamatult tegelema. Sest need vaimud üritavad uuesti tulla ja tšekata ja vaadata, mis toimub, eks ole. Nii et see tegelikult on ohtlik, kuigi inimesed võib-olla paljud on nälja pärast korra hüpanud läbi ja läinud sensitiivi juurde ja vaadanud, mis öeldakse, eks ole. Aga kurat ei mõtlenud seda nälja pärast. On ju? Ja pärast nad võitlevad mingite asjadega, mis nende elu nii-öelda seal painavad. Okei. Kokkuvõtvalt, mis oleks, mida sa ütleksid veel inimestele, kes on täna praktiseerimas mingeid asju, selle maailma asju, mida me oleme puudutanud, mida sa ütleksid neile? Ja teine asi, mida sa ütleksid neile, kes on saanud kristlaseks, aga neil on olnud ka väga tugev kokkupuude selle maailmaga ja nad alles kõnnivad neid esimesi faase, mida sina oled nüüd kristlasena läbi kõnninud. Et kõigepealt siis nendele, kes siis praegu on selle maailmaga seotud, et kui peaks sattuma keegi, et vaatab, kes ei ole kristlane ja on ikkagi selle maailmaga seotud, siis see on ohtlik. Ma ikkagi ütleks inimesele, et see tasub üle vaadata, mis ta elus toimub, nagu selline inventuur teha ja siis vaadatagi, et kas see, millest me täna rääkisime, et kas see kuskilt teda kõnetas ja kas kuskil on mingid seoseid ja sealt juba edasi siis ära lõpetada on ju see kokkupuude ja sellise. Sest sina olid selles maailmas mitu aastat? 15 nagu 15 aastat esoteerika maailma, eks ole. Nii et sa tead, millest sa räägid. See ei ole, et sa käisid korra ühe sessioonil, eks ole. Sa tegelesid selle asjaga. Ja kui sina täna ütled, et see on ohtlik, siis see ei ole lihtsalt möödamine ja juhusliku inimese arvamus siin. Sa tegelesid selle asjaga. Ise läbi kogenud. Just. Aga nüüd, kui keegi on tulnud Kristuse juurde, me teame, et paljud eestlased on mingil määral puutunud kokku nende asjadega, mitte teades, et need on ohtlikud. Aga nüüd nad on täna tulnud Kristuse juurde. Millega sa julgustaksid nende teekonda siit edasi? Ma julgustaksin sellega, et see Jumal, mille nad nüüd on nagu siis leidnud on ju, ja selle suhte loonud ja kõik selle, et sellest nagu ja ma ütlen seda siis veel rohkem oma ellu tuua ja siis see Jumala nagu käest küsidagi seda nagu juhatust on ju, et mis siis veel peaks nagu selle jaoks, et see saaks puhastuda sellest eelmisest elust, küsida kogu aeg juhatust. On ju, et minu arust kõige parem nagu teejuhtis ongi Jumal ise selles protsessis, et tegelikult keegi väljast ei saa öelda, et sa pead seda tegema, sa pead seda tegema, sa pead seda tegema,
et see kõik tulebki sellest, et sa palvetad, sa loed Jumala sõna. Need aitavad sul saada tugevaks. Ja siis juba kõik tegelikult vaikselt ise. Hoiad osadust kogudusega, eks ole. Kogudus aitab, ütleme teised usklikud ümberringi. Et lihtsalt kogu aeg, sest isegi kui tulevad need rünnakud asjad nagu ja mingid tagasilangamised, kogu aeg lihtsalt jätkata, et see järjepidevus. Et ja lõpuks toimub see läbimurre ja siis tulevad järgmised läbimurded ja sealt edasi tegelikult see, mis vana maailm nagu kukub kokku on ja see uus maailm saab loodud ja see on nii tugev, et seda nagu keegi tegelikult enam ei kõiguta. Amen. Piret, kas sa tunned seda ka, et kui keegi vajaks nõu küsida või isegi palvetuge, et sa oled nõus niisuguseid inimesi natukene aidata navigeerida sellel teekonnal? Ja loomulikult. Et kui keegi võtab suga sidet pärast saadet, ütleb, et ma olen sükse asjaga tegelenud ja anna mulle mõned juhtnöörid või julgust, tead, ma olen sellises faasis, kuidas sul suke faas oli, eks ole? Ja ma arvan, et see on väga vajalik, et mulle Jumal ise tõi mu ellu sellised inimesed, vanad esoteerikud, kes on siis usuteele sattunud ja et see oli päris, ma mäletan, kuidas isegi hommiku vara ajas üles või et ärkisid hommiku vara üles ja tead, et sa pead minema taevas 7 vaatama ja siis sa satud kellegi tunnistuse peale, kellega sa koos kunagi õppisid astroloogiat ja siis võtad taga ühendust ja siis sealt juba hakkab edasi asi argnema. Aga ma arvan, et me võime panna selle video alla ju minu mingid kontaktid, et jah, loomulikult võib võtta ühendust. Just. Aga Piret, suur tänu jagamaks oma elust külgi. Täna me tegime seda põgusalt. Võib-olla ühel hetkel tulevikus teeme uue saate põhjalikumalt mingil teemal, võib-olla inimesed küsivad mingeid asju, siis saab selle najal isegi teha ja see on päris huvitav, kui tekib küsimusi sellest konkreetselt nendel teemadel, eks ole, ja käsitle neid asju põhjalikumalt. Aga suur tänu, et saime olla su kenas kodus. Vahepeal nägime kassikesi ja mõni siin kraapis natukene ka, nii et siis kuulajad teavad, kes siin kraapis vahepeal, et see oli sinu üks kassidest. Nii et aitäh sulle jõudu sellel teekonnal. Ma usun, et Jumal on sind ka kutsunud selles valdkonnas olema natukene nagu teejuht, sest eestlaste seas on see väga nagu tüüpiline tagapõhi, milles koguduses ma näen, et uued kristlased on tulnud. Kõik on kuskil käinud, tead, mingites imelikes kohtades ja see on valdkond vajab nagu abi ja juhatamist, nii et ma usun, et issand kasutab sind selles osas veel rohkem ja rohkem. Aitäh kutsumast. Ole valmis. Okei, aitäh sulle.